Ja aitäh, härra eesistuja, head kolleegid. Kõigepealt siis selle debati juurde, mis me siin saalis pidasime, et kolleeg Kadastik ei väsinud kordamast, et mida rohkem taastuvenergeetikat võrku tuleb, seda odavamaks elekter meie jaoks läheb. Ja räägime siis siin mitte kõigest sellest taastuvast, mis on Euroopa klassifikaatoris biomass, tuuma ja kõik muu, aga praegu me räägime ikkagi juhutootmisvõimsustest ja nende edendamisest. No ei lähe odavamaks. Ja kui ma küsisin küsimuse, et mis siis seal Saksamaal ja Taanis ja Californias ja ma ei tea, Kanadas, Ontarios valesti on tehtud, et selle lisandumine võrku on elektri hinna kallimaks teinud või siis on üles viinud ühiskonnakulu. See sõltub, et kui sul on sotsid valitsuses, siis sa paned selle kõik maksudesse ja kui ei ole sotsid valitsuses, siis sa paned selle otse tarbijatele nagu läbi elektri hinna, aga ühiskonnakulu kokku sa saad ikka arvutada ja on ju üles läinud. Sellele Mario millegipärast ei vastanud, et kuidas see siis seal niimoodi on. Et seal maades siis see seos ei kehti või? Aga teine asi, mida siin arutati, et kui nüüd paneks need näiteks võrgu väljaehitamise kulu täielikult, eks ole, tootjatele, et siis see kandub tarbijatele edasi. Loogiline. Ettevõtjad osutavad teenust või toodavad midagi, kõik sisendkulu kandubki tarbijale. Aga väga hea olekski, kui kanduks. Et siis see pagana tuule- ja päikesepargi ehitaja peaks ütlema tarbijatele, et mu hind on nii ja nii palju kallim. Nüüd Mario selle vastu ütleb, börs töötab nii, et sa kapitalikulu ei saa sinna panna. See tekitab minu peas küsimuse, aga kuidas see põlevkivi hind siis nii kallis on, et Konkurentsiametile öeldakse, et ma ei tea, 180 eurot megavatt-tund või 190, et kui kivi ahju ees on 20, eks ole, et kas siis see pagana kvooditasu paned juurde on 60, eks ole, on 80, siis 100 pannakse selle eest, et see kivi sealt ahjust läbi lasta. No midagi siin ei klapi, et kas siis Eesti Energia sunnitakse turule panema hinda, kus sees on ka kapitalikulu ja teisi ei sunnita või on kusagil mujal see probleem, sest nii kallis ei saa olla selle ahju ees oleva 20 eurose kivi sinna ahju lükkamine, eks ole, et proovime siis aru saada, et kus see probleem tuleb. Või siis on probleem sedapidine, et kui panna tänane tuuliku ja päikese äri toetamine siis peegelpilti mõnes mõttes, et aga ehitame põlevkivi elektrist toota tahtvatele ärimeestele jaama riigi raha eest ära. Ja siis ütleme, et nüüd pane ainult selle kivi hind pluss see automaatika, mis kivi piltlikult öeldes ahju veab ja pane selle hinnaga turule. Ja kohe tuule ja päikese konkurentsivõime on kadunud. Keskkonnakomisjonis just käisid siin Kliimaministeeriumi esindajad rääkimas ka energeetika teemadel. Rein Vaks ütles, et ei ole mõtet selle kvoodi hinna vastu võidelda, sest et meie energiatootmisportfellis on fossiilsel põhinev ainult 4. Ma ütlesin, et Reinukene, et see on sul selles mõttes nagu tagurpidine argument, et praegu ta on jah 4, aga kui sa võtad kõik maksud ja koormised sealt ära ja see põlevkivi tuleb turule 30-40 euroga, siis ei ole enam 4. Siis on võib-olla 100%. Et me ei saa seda öelda, et praegu me soodustustega külvanud turu üle sellest juhuelektri tootmisest, mis annab vahepeal nulliga ja siis ongi seda fossiilset vähe, mida me koormame. Et meil siin ikka seda hämamist on korralikult. Nüüd konkreetsest eelnõust ka mõned sõnad. Tõesti see tarbijatele tekib lisakoormus võrgutasus ja lubadus, et tulevikus saabub õnn. Ja sisuliselt on tegemist varjatud maksuga, et seda küll see ei tule maksuna meile, vaid tuleb elektrialver võrgutasuna või mõne komponendina. Ja kindlasti kõik sellised kulud, mis niigi meie naabritega võrreldes kõrget energiasisendi hinda tõstavad, vähendavad ka meie ettevõtete konkurentsivõimet ja selle täna kulu sissevõtmise vastu mingi helge tuleviku lubamine, et siis on meil palju seda head ja odavat, on selles mõttes esiteks kalkulatsiooni ei klapi ja teises mõttes hispaanlased, kes alustasid sellise tuleviku poole liikumist tunduvalt enne meid, ehk et varem minevikus, siis nende jaoks tulevik jõudis nüüd kätte möödunud nädalal. Ja ei olnud hästi. Ja väga varju jääb diskussioon teemal, et kui palju toob kulu kaasa, ütleme, 1 megavatt-tunni turule andmata jätmine. Hispaanias nüüd neid kalkulatsioone tehakse, et palju kogu majandus kaotas ja need on miljarditest räägitakse. Reuters räägib 2,5 kuni 4,5 miljardist, mis sisemajanduse kogutoodangust teenimata jäi. Ja meie ehitame midagi, milles on väga tugev risk. Kas vajate lisaaega?
Paneme 3 minutit. 3 minutit. Ja meie ehitame nüüd süsteemi, mis tegelikult proovib samasse kohta välja jõuda. Ja noh, ma siin ennem koridoris kolleegidele ütlesin, et meil on, ütleme, 2 tüüpi Reformierakonda siin saalis. Ühed on sellised Kadastiku ja näiteks Mait Klaasseni tüüpi. Et Kadastik tegelikult on siin, ma ei tea, füüsikadoktor ja teab väga hästi, kuidas need arvutused ja sagedused ja inerts ja kõik see asi töötab, aga kui hääletuseks läheb, hääletab ikka vastu oma teadmise. Klaassen teab väga hästi, kuidas metsanduses asjad käivad, et kas uputamine on mõistlik, täiskasvanud metsa uputamine, et teha soo tagasi ja kuskil mujal soo taastamine, nii et sammalt küllutakse, teab, et ei ole mõistlik, aga kui Aveliina Helm saadab Kliimaministeeriumist eelnõu siiapoole teele, ikka hääletab poolt. Ma ütleks, et nende süü on suurem kui nende teiste reformierakondlaste süü, kes on näiteks doktorid igapäevaelus ja teavad meditsiiniküsimusi, kes hääletavad sellepärast poolt, et nad ei saa asjast aru. Et ma ikkagi kutsun üles, Mario, et räägi vähemalt fraktsioonis ausalt, et kuidas see asi käib. Sa ei saa ju teha niimoodi, et sul on vaja 2 masinat 1 megavatt-tunni tootmiseks ja räägin siis selleks, et kogu see juhu tootmine vajab taustal ju kas fossiilset või midagi muud ja siis see on odavam lõpuks. See tegelikult, sa saad suurepäraselt aru, et ei ole odavam. See sinu jutt, et kõik neid akusid tuleb juurde sellepärast, et ettevõtjad südame headusest ostavad neid siia Eestisse, et ise siis nulli teenida sellega. Ei osta, on ju. Nad teenivad kusagilt selle raha. Ja nad ei too siia seda akuparki selleks, et raha vähem teenida, vaid ikkagi nad haistavad võimalust, et raha rohkem teenida. Meie siin saalis peaks tegelema sellega, et raamistik oleks selline, et kogu meie ühiskonnal läheb paremini, meie ülejäänud kogu majandussektorite konkurentsivõime on parem, mis tähendab ka, et vaja on soodsat elektrisisendit. Ja teine osa sellest sinu, ütleme, akude ja kogu selle taustavõimsuste jutust on see, et need võtavad meil tipuhinnad maha. Aga tegelikult on nii, et nad altpoolt tõstavad. Ma seda kalkulli nagu Excelis ei ole veel näinud, et see, et me siis enam ei saa isegi negatiivseid hindasid, kui see Paldiski salvesti ükskord tõesti maa sisse kaevatakse ja hakkab ennast nii-öelda täislaadima ehk et siis vett üles pumpama, siis Eestis enam negatiivset ja nullhinda kunagi ei tule, sest et nii suur tarbimine tuleb turule juurde. Et kutsun ikkagi üles vähem hämama ja rohkem rääkima asjast nii, nagu on. Ma siin lisaks veel lõpetuseks annan üle ka ettepaneku eelnõu teisel lugemisel katkestada. Aitäh! Aitäh!